Kõrgpeenardel on mitmeid olulisi eeliseid. Esiteks on nii kergem tarbeaeda korras hoida, teiseks võib kõrgpeenar ulatuda töötasapinnani, siis on hästi mugav seal toimetada. Kõrgpeenrakastis saab komplekteerida erinevaid mullasegusid ja kasvatada erinevate kasvunõuetega taimi. Kõrgpeenar võimaldab aiasaaduseid kiiremini kätte saada, eriti siis, kui kasutada sellist tumedat plastreksi materjali. Päike kuumutab selle soojaks juba vara kevadel ja pealt looritades võib saavutada kuni 1 kuu võrra varasema saagi ja seda juba järgmisel kevadel. Selleks, et teha külve, ei ole alati õige aeg ja ei pea seda alati tegema kevadel. Võib teha ka sügisel. Ja eelkõige tänapäeval, kus väga paljud tahavad kasvatada taimi kastides, väikestel peenrajuppidel ja tahaksid juba kevadeks ettevalmistused ära teha. Paljude kultuuride puhul saab teha sügisel külve ja see on selles mõttes üks kasulik ettevõtmine, et saab saaki kuni 3 nädalat varem ja kui kevadel hakkab sügisel külvatud seeme varakult idanema, siis saab hästi varakult kevadel esimese saagi. See varem saagi saamine sõltub eelkõige siis sellest, kui palju see seeme saab kevadel soojust, mis sees mullast ta kasvab ja kui nüüd need kõrgpeenrad teha niimoodi, et see mullastik on selline kergem, et ta ei ole märg savi, et ta soojeneb suhteliselt kiiresti, siis see seeme hakkab ka varem idanema. Kui nüüd selliseid kaste kasutada kõrgpeenra puhul, mis omakorda aitavad siis sellel mullal soojeneda ja varem soodustada idanemist, siis sellist kasti võib ka kevadel katta veel omakorda kattematerjaliga, kas siis kattelooriga või kilega ja niimoodi saame seda saaki veel varajasemale ajale planeerida. Neid kultuure, mida sügisel külvata, on päris palju. Kõige levinum on tõenäoliselt porgand, kuid on ka väga palju teisi. Näiteks redis, salat, see esimene salat, siis kahjurid ei ole veel ründama hakanud sellel ajal. Saab külvata tilli, saab külvata spinatit, redist, peterselli, peeti. Kui inimene mõtleb, mida nüüd sügisel külvata ja kas seda ikka saab sügisel külvata, siis üks hea võimalus on mõelda nõnda, et näiteks kui tillid on peenras kasvanud, siis ta viskab oma seemet maha ja järgmine aasta tuleb sealt ka taime. Tähendab, teda saab sügisel mulda panna. Kui saialilled on ära õitsenud, viskavad seemned maha ja järgmine aasta tuleb sealt saialill, tähendab, saialilli saab panna. Nii et üks ja väga lihtne meetod selle tõestamiseks, mida saab sügisel külvata, on see, et mida taim ise oma kasvukohal teeb. Nendes kastides on hea võimalus kasutada erinevaid mullasegusid. Et üks võimalus on muidugi kasutada oma kohalikku kompostmulda, aiamulda, aga veel parem on kasutada ostetud mullasegusid, kas siis Biolani oma, kas siis Matogardi oma. Kvaliteetfirmade mullasegud on sellised, kus ei ole umbrohtu sees. See tähendab, et salatit saab kohe lõigata, ei pea puhastama, seal ei ole umbrohtu vahele kasvanud ja selles suhtes on hästi muretu. Peale selles mullasegus on kõik vajalikud toitained ikkagi kohe esimeseks kasvuks olemas. Et hiljem võib seda lisada, aga väga kiirekasvulisel näiteks salat, köögivilja taimedel ei peagi nagu lisaväetist andma. Kindlasti ei tohi hakata sügise seeme idanema, siis ei tule meil kevadel midagi. Et enamasti on Eestis see ikkagi oktoobri lõpp, novembri algul, kui peaks need külvid ära tegema. Aga meie teeme siin praegu ja segame siis erinevad mullasegud, kuna me tahaksime maha panna ka küüslauku, kes tahab niisugust hästi viljakat ja rammusat mulda. Selleks on meil siis hobusesõnnikuga kompost ja siis on meil ekstra köögiviljamulda just porgandite kasvatamiseks ja siis meil on niisugust universaalset Biolani aiamaamulda, mis sobib siis ka enamike seemnete külvamiseks. Et me ei pea ühe kasti nagu täielikult täis külvama sügisel seemet, vaid me võime arvestada sellega, et me kevadel lisame sinna mingit muud taime. Näiteks paneme praegu kasti hea ja viljaka hobusesõnnikuga mulla ja paneme sinna küüslaugu sisse ja jätame kasti teise poole tühjaks
ja tahame kevadel panna oma esimesed kurgitaimed hoopis sinna. Siis on nagu see ettevalmistus juba tehtud. Hobusesõnniku võlu on selles, et ta hoiab väga hästi sooja. Oleks taimedel soe, et hakkaks kiiremini kasvama. Et ta on niisugune soe materjal. Ma täidan selle kasti üleni, ma segan siis selle hobusesõnniku mulla köögivilja mullaga, sest tõenäoliselt see kompost hobusesõnniku muld on nüüd ainult sellele taimele siiski liiga rammus. Et see on nagu kompostmuld segada ikka tavalise aiamullaga. Ja teise kasti, kus me küllame siis näiteks sibulat ja tilli ja salatit, siis võime sinna kevadel näiteks pista veel lisaks mõned salatitaimed või asjad. Selleks me ei pea tervet kasti nagu täis küllama, vaid võime lihtsalt lisada sinna teisi taimi juurde.